Tervist, head vaatajad! Täna läheb eetrisse järjekordne saade saatesarjast Kunstnikud ja kirjanikud Eesti Vabadussõjas. Kui me eelmises saates rääkisime kunstnikust Eduard Viiralt, siis tänases saates räägime luuletajast Johannes Vares-Barbarusest. Ja Johannes Vares oli Eesti ajaloos väga vastuoluline kuju. Nimelt 21. juunil 1940 sai temast Nõukogude Liidu võimuorganite survel ametisse pandud nukuvalitsuse peaminister. Küll aga 20 aastat varem jõudis ta osa võtta ka Eesti Vabadussõjast. Aga kui tulla 1940. aastast 20 aastat tagasi, siis juba eelnevalt jõudis ta osa võtta ka Esimesest maailmasõjast. Ja Johannes Varest tabas Esimene maailmasõda 1914. aastal, kui ta oli Kiievi ülikooli arstiteaduskonna õpilane. Ja sealt ta maailmasõtta mobiliseeriti. Johannes Vares jõudis Esimeses maailmasõjas olla 444. välilatsareti sõjaväearst ja arstina jõudis ta tegutseda ka mitmete teiste polkude ja väeosade juures. Ja 28. novembril 1918, kui algas Eesti Vabadussõda, astus Johannes Vares vabatahtlikult Pärnu kaitsepataljoni, kus ta oli sanitaarteenistuses. Järgnevalt viis tema sõjaväearstitee Kindluse suurtükidivisjoni koosseisu ja sealt edasi juba ka 9. jalaväepolku. Ja selle polgu koosseisus tegi ta Vabadussõja lõpuni. Ning detsembris 1920 ülendati Johannes Vares ka sanitaarkapteniks ja ühtlasi sai ta Vabadussõja teenete eest ka Vabaduse Risti esimese liigi 3. järgu. Ja Vabaduse Rist on Eesti riigi kõige kõrgem sõjaline teenetemärk, mida tänapäeval enam välja ei anta. Küll hakatakse seda välja andma siis, kui Eesti riik on sõjas mõne välisriigiga. Ja kui tulla Varese Vabadusristi saamise juurde, lisaks Vabadusristile sai ta ka rahalise autasu 23 000 marka ja lisaks Vabadussõja mälestusmedali. Johannes Vares vabastati sõjaväeteenistusest 1921. aastal ja järgnevalt jätkas ta oma eluteed arstina kui ka luuletajana kuni 1940. aasta pöördeliste sündmusteni välja. Ja sellega oleme Varese sõjatee Vabadussõjas läbi vaatanud ja mina tänan kuulamast ja vaatamast ja peatste kohtumisteni.